Tere! Ma loodan, et ma saan sellega hakkama. Nii. Ma täiendasin natukene seda etteantud pealkirja. Ja ma lisasin sinna mõtte, et sallimatus, mitte tolerants. Kõigepealt ma huvi pärast küsiksin, et kas te oskate arvata, mis aastal ja millises riigis said naised Euroopas viimasena valimisõiguse? Riik on õige, aga mis oli aastaarv? 70. Nii hull ei olnud, 71. Maailmas on siiski veel üks riik, kus naiste valimisõigust ei ole, see on Saudi Araabia. Aga need soolise võrdõiguslikkuse teemad need on lahendatud väga pikalt, aga need ei ole lahendatud tegelikult lõpuni siiamaani. Minu mõte ei ole mitte nii palju lahata seda, miks see vägivald ühiskonnas on, vaid mõelda, kas avalikkuse kaasamisega on võimalik midagi oluliselt muuta. Ma ütlen kohe vastuse ära, enne kui ma rääkima hakkan. Siis te teate, et mis mu enda seisukoht on. Ma arvan, et on võimalik muuta väga palju. Ma lõpetasin 99. aastal Tartu Ülikooli õigusinstituudi ja meil oli õppejõud Erik-Juhan Truuveli. Ta oli ka kunagi, äkki ta siis sellel ajal oligi õiguskantsler ja ühes loengus ta ütles sellised sõnad. Kui seadused on rumalad, siis ei tule mitte järgida seadusi, vaid tuleb seadusi muuta. Eestis on päris mitu seadust, mida ma pean erakordselt rumalaks. Ja ka need lood, millele siin Sass viitas ennem Postimehes tänases, need viitavadki sellele, et meil on mitmeid sotsiaalseid probleeme, mida on vaja lahendada ja mille lahendamiseks ei piisa ainult sellisest heast tahtest. Kuigi ma võin kinnitada teile, et minu õpingukaaslased, kes täna on mitmed praktiseerivad juristid, advokaadid, isegi büroode omanikud, teavad, et mis on kohus ja kas mõni advokaat oma õiguste kaitseks tahab kohtusse minna. Kohus on EMO, erakorralise meditsiini osakond. Ja ükski advokaat sinna minna ei taha. Pigem kannatab ära. See tähendab seda, et õiguse nõudmine on pööraselt raske ja õiguse mõistmine ei pruugi alati tunduda õiglane. Loomulikult me tahaksime, et õigus oleks õiglane, aga loomulikult ta seda kõikide osapoolte suhtes kunagi ei ole. Aga üks lahendus sellele siiski on ja see on see, et kaasata õiguse mõistmisesse oluliselt rohkem inimesi, kui on näiteks kohtus või mõnes piiratud süsteemis. Mõned mõtted võib-olla sissejuhatuseks. Esimene ja väga oluline probleem on see, et kui armastus on tingimuslik. Ma armastan siis, kui sa teed nii. Ma teen seda siis, kui sa teed nii. Siis enamasti meist keegi ei suuda neid tingimusi lõpuni täita.
Neid tingimusi ongi võimatu täita. Taavid viitas siin enne sellele, et patt on naissoost sõna. Aga, või talle tundus, et see on. Aga patuga on selline huvitav asi, et enamus inimesi ei tea, et kuidas seda tõlgendada, et mis see patt siis endast tähendab. Patt on Jumalale mitte meelepärane tegu. Ja kui me inimeste vahelistest suhetest räägime, siis üksteisele mitte meelepäraseid tegusid me teeme paraku väga palju. Kes teist on elu jooksul teinud mõne sellise teo, mille pärast keegi on teiega kas pahandanud, teinud etteheite, öelnud, et miks sa seda tegid? Kellel on juhtunud elus ühe korra vähemalt? No umbes pooltel või natuke rohkem. Mitte kõigil. Te olete muidugi erakordselt tublid. Aga siiski, see mõte on see, et kui armastus, võtame seda armastust natukene laiemalt, mitte ainult mehe ja naise vahelist suhet või perekonnasisest suhet lastega, vaid kui sellist sooja ja tugevat sidet, ka näiteks oma riigi, oma ühiskonna vastu, siis kui ta on vastastikku tingimusteta, siis tegelikult asjad toimivad. See on usaldus. Usaldust saab kuritarvitada ja saab oluliselt ja ühel hetkel me kedagi enam ei usalda. Me ühiskonnas räägime väga palju sellest, et inimene muutus. Meil oli suur algus, kõik oli nii kihvt ja siis ühel hetkel ta oli täiesti muutunud. Olete märganud sellist asja? Nii. Aga kas te olete märganud ka vastupidist, et ta oli igavene pätt ja kaabakas, aga nüüd on ta täiesti muutunud. Ta on tubli, ta teeb kõike. Toomas Paul kirjutas Maalehes ühe pika lehekülje pikkuse loo sellest, kuidas inimesed tegelikult ei muutu. 7-aastaselt ja 100-aastaselt inimese isikuomadused on samad. Vananedes muidugi nad muutuvad natukene kinnisemaks. See kultuurikeskkond, kus me oleme, see siiski mingit mõju omandab. Aga selle väikese loo moraal on lihtne. Need head omadused, mis meid on olemas, need ei pruugi avaneda kohe, võivad avaneda hiljem. See, kes on pätt täna, võib olla homme hea, aga see hea, mis temas homme on, oli olemas ka enne. Ja see, kes on täna hea, aga homme on igavene kaabakas ja suli, oli seda juba tegelikult sellel hetkel, kui ta paistis hea. Füüsikast, täna tuleb füüsikast veel natukene juttu minu ettekandes, täpsemalt mehaanikas, on selline asi, et igale reaktsioonile järgneb vastureaktsioon. Ja me peame mõistma, et inimeste vahelisi suhteid ongi peaaegu võimatu korraldada. Seda on ka uuritud, et näiteks väga paljud paarid, kes lahutavad piltlikult öeldes esimese tüli peal. Ja teised, kes tülitsevad omavahel väga palju, ei jõua mitte kunagi perenõustaja juurde. Sellepärast, et nad suudavad oma tülid omavahel ära lahendada. Ja võimekus olla piisavalt empaatiavõimeline, mõista, et mina võin ka eksida. No kes teist on elus kunagi ühe korra eksinud vähem? Ühe korra. Aitab tegelikult väga palju mõista seda, et miks keegi niimoodi käitub. Aga ma võin teile täiesti isiklikust kogemusest öelda, et näiteks hullumeelsus. Meile tundub millegi pärast, et näiteks need kommentaarid, millele Sassin ennem viitas Delfis, et need on väga kurjad ja vastikud,
nõmedad, klišeedest kubisevad. Aga teate, tegelikult neid kommentaare on ju erakordselt vähe. Kui lugu loeb 5000 inimest ja me saame 50 kommentaari, siis kes oskab arvutada, mitu protsenti see on? Õige. Aga mitu protsenti meie ühiskonnast on skisofreenikud? 1%. 15 000 skisofreenikut elab Eestis ja ma võin teile öelda, et me ei saa selle, loomulikult neid vaimseid haigusi on teisigi veel, aga me ei saa selle väikse osa pealt teha järeldusi absoluutselt kõikide inimeste peal, inimsuhete peal. Aga inimsuhetes on selline hull asi, et ei ole olemas valemit. Näiteks ärge lugege näiteks Delfist või Postimehe naistelehest või mis iganes eneseabiraamatutest 5 asja, kuidas te saate õnnelikuks. 10 asja, kuidas teie suhe püsib kindel. 24 asja, mis tõestavad, et teie armastus püsib igavesti. Enamasti see on kõik puhas vale, sellepärast et isegi kui kellegi teise kohta see kehtib, siis teie kohta kindlasti mitte. Me oleme vähe mõelnud, et kuivõrd keeruline bakterite kogum inimene on. Sellepärast, et näiteks kas te oskate pakkuda mitu esivanemat? Loomulikult ei saa avalikust kaasata kunagi hüsteeriliselt, nõudes midagi. Sest see võib olla mõistlik. Ja siin on ka omad tehnikad, sellepärast, et küsimus ei ole, kui me räägime suhtekorraldusest, mitte selles, et me kuidagi räägime musta valgeks. Vastupidi. Kõige keerulisem ja kõige tähtsam asi on see, maailma parim suhtekorraldus on see, et rääkida valge valgeks ja must mustaks. Ja see ei ole üldse lihtne. Rääkida oma probleemist niimoodi, et teised sellest saavad aru. Et nad mõistavad seda samamoodi kui meie. No ma küsin veel. Rääkides kommunikatsioonist. Kontrollime kohe, kui andekad kommunikatsiooni inimesed te olete. Test ise on selline. Kas teil on kunagi elus juhtunud, et näiteks te annate, kellel on lapsed, ütleme nii, annate lapsele mingi ülesande ja ta mitte ainult ei tee seda, mida te ütlete, vaid ta teeb midagi sellist, mida te mitte mingil juhul ei taha, et ta teeks. Kellel on juhtunud? Minul juhtub seda iga nädal, et mitte öelda iga päev ja et mitte öelda iga päev mitu korda. Ma kukun kommunikatsioonis kogu aeg läbi. Sest kommunikatsiooni võtme ülesanne on nii lihtne. Panna inimesi mõtlema niimoodi, nagu meie tahame, et nad mõtleksid ja või tegema seda, mida meie tahame, et nad teeksid. Väga lihtne, aga üliraskesti saavutata. Ja siin võtme reegel on tegelikult see, et mida ausam sa oled, seda kaugemale sa jõuad. Mida pärisem sa oled, seda kaugemale sa jõuad. Sest keegi näiteks ütleb, et teda midagi ei huvita, siis mõnikord mul sümpaatia tema vastu pigem tõuseb. Sellepärast, et ma tean, mis ta tegelikult mõtleb. Hullem on see, kui ta ütleb, et huvitab, aga ma tajun iga ihurakuga, et sa ei lähe talle absoluutselt korda. Mida siis teha? Kõik on maailma kõige lihtsam. Esiteks, regulaarne teavitustegevus. Puhas propaganda probleemist. Mis on probleem ja üldistused? Statistika, numbrid. Eestis on täna, kes siin Sasvist luges mingid numbrid ette, mulle jäänud need meelde, või oli see Rain, palju Eestis on mingeid ohvreid, aga vahet pole. Numbrid on väga tähtsad. Ja kultuuri loomine. Kõik sõltub kultuurist. Saudi Araabias
on teine kultuur ja nad on suutnud naisi valimistest siiamaani eemal hoida. Noh, ma ei tea, kas nad on seda ka sisimas alati tahtnud, sest nõukogude ajal meil oli väga palju selliseid asju, mis väljaspoolt, näiteks Ameerika Ühendriikidest vaadates, võis tunduda, et me sellega lepime. Kuigi me sellega ei olnud leppinud mitte. Ja võib-olla on ka probleem selles, et väärtused ei ole piisavalt selged. Me kogu aeg rõhutame liberaalsust. Me rõhutame, et igaüks peab saama arvata, mida ta tahab. See ei ole tõsi. Isegi ma ütleks, et see on täiesti vale. Sellepärast, et on olemas ühiskonna kooselu reeglid, mille me ühiselt kehtestame. Ja kui me lubame seal sellised asju, mis lähevad nende reeglitega vastuollu, siis mis tulemus on? Anarhia, stihia, igasugused halvad asjad. Mul ei ole imelik rääkida, et tegelikult ma arvan, et perekond on päris oluline mudel, kuidas ühiskond saaks kesta. Kui meil on selline ühine eesmärk näiteks, et me tahame, et eestlased siin kestavad, siis mul on siin omad arvamused. Aga kui ühiskond tervikuna otsustab, et see mudel tema jaoks ei ole enam sobiv, siis ma ei saa seda oma seisukohta piisavalt kõvahäälselt väljendada. Ja kui ma tahan oma õiguste eest võidelda, siis ma seda muidugi teen. Ma arvan, et valimised on tulemas. Ja me kuuleme väga palju sellist asja, et need erakonnad ei esinda meie huve ja need seisukohad pole päris need. Ja kes on märganud, et mingit sellist arvamust on, et on ainult 4 partei süsteem, see on paha ja ikka natuke on, eks ole. Aga teine küsimus on see, et kui meil ikka midagi väga närvidele käib, siis me peame seda ise muutma. Kui me ei näe, et keegi meid esindab, siis tuleb ennast ise esindada. Ja Indrek Saar vist ühel analoogsel konverentsil, paneeldiskussioonis, see oli Indrek Tarand äkki hoopis või Indrek Saar, nad olid mõlemad seal minu arust. Aga üks Indrekutest igal juhul pärast minu väikest sõnavõttu ütles, et miks inimesed ei lähe nagu poliitikasse ja et ainult räägivad, nagu meie Rainiga siin ja Sassiga. Ja muidugi ma ei tea, kas Sass on kuskil erakonda astunud või mitte. Lahe. Et ma võin teile öelda, et kui te räägite, siis te teete rohkem poliitikat kui poliitikud. Mina võin rääkida absoluutselt, mida ma tahan. Ja mind ei saa ahistada. Ja öelda, et ei, sa ei tohi sellist seisukohta omada. See ei lähe meie liiniga kokku. Meil on hoopis teine liin, et meie ajame sellist asja. Ma ei tea, kas ma kunagi suudaksin. Ma kardan, et mitte. On selline ajakirjanike haigus, et nad tahavad olla kuidagi iseseisvad. Et ma võin mõnele asjale alla kirjutada ka. Olla mõne asjaga nõus. Aga kui midagi, mis mulle täiesti närvidele käib, ma ei suuda sellega leppida. Nii et ühesõnaga, kui te tahate midagi muuta, siis tuleb ise muuta. Siis sallimatus, mitte tolerants. Paljud kasutavad sellist sõna, et me peame olema tolerantsemad. Aga kas vägivalla suhtes saab olla tolerants? Ma võin teile öelda, et ei saa. Sellepärast, et masinade ehituses tähendab tolerants mida? See on lubatud hälve. Aga ma arvan, et teatud küsimused on, kus hälvet ei tohiks üldse lubada. Et ei saa sallida teatud asju. Ei saa öelda, et see natukene on okei, aga tal on täpselt see sama asi, millele Sass vist viitas siin, et aga ta ju ise ka. Ei saa sallida. Kui minu väike tütar minu suuri poegasid kiusab,
ma loodan, et ta nüüd ei kuule, siis tegelikult on tal alati õigus. Kuhu me tahame jõuda? Mul on 2 minutit veel, jah? 4. Ma teen ruttu. Me tahame jõuda tervemate peresuhete juurde. Ma tahaks öelda tervete peresuhete juurde. Aga ma võin teile öelda, et kõikides asjades kehtib piirväärtuse reegel. Norra ühiskond tundus üks turvalisemaid kuni Breiviki juhtumini. Küsimus on selles, et kui me seame endale absoluutse eesmärgi ja ei arvesta piirväärtusega, siis meie ohutunne kaob. Vaadake, kui Estonia laev läks põhja, siis tekkisid kõikidele laevadele piisav hulk päästeveste ja rõngaid. See ohutunde tunne, et see võib juhtuda, on erakordselt oluline. No me peame ikka proovima üksteist rohkem armastada. Mina armastan alati neid, keda teised vihkavad. Ja see on võib-olla kohati saanud mulle saatuslikuks nende sõimuvalangute osas, mida ma olen talunud. Seal erinevates arvamusportaalides. Sellepärast, et ma ei suuda kunagi valida ühegi erakonna poolt. Et nendel on ainult õigus. Poliitikute, ka teiste arvamusliidrite. Kui ma olen nendega nõus, ma tahan vaielda. Ja mitte, et ma arvaks, et mul on alati õigus. Absoluutselt ma ei arva. Ja päris tihti on juhtunud niimoodi, et läheb mõni aeg mööda ja ma saan aru, et mul ei olnud õigus. Kas teil on kunagi juhtunud, et läheb aeg mööda ja avastate, et tegelikult mul ju ei olnud õigus? Kellel on kunagi olnud üks kord selline juhtum, eks ole. Nii et see ei tähenda, et me ei peaks oma seisukohta avaldama. Ja siis tuleb endast seista. See on ülitähtis. Sellepärast, et tegelikult mitte et teised ei taha. Väga tihti tahavad, aga nad ei oska. Nad ei suuda. Kui suudate, kui oskate, seiske enda eest. Ja muidugi me tahame hoolivamat ja tasakaalustatumat ühiskonda. See ongi ju selle teema peamine mõte. Mitte, et tähtsustada naisi või mehi või lapsi või perekonda või mida iganes. Vaid, et see ühiskond, kus me elame, oleks tasakaalus. Sest ma arvan, et kui ma küsiksin, te ei pea kätt tõstma, et kelle arvates võiks Eesti ühiskonnas olla ka mõni mees. Natukene rohkem, kui neid siin saalis on. Neid on vist 5 või 7 või palju on. Te ei pea kätt tõstma. Siis ma arvan, et mõned teist ütleks, et jah, see oleks päris tore. Ja vägivalla suhtes mitte 0 tolerants, mis tegelikult tähendabki seda, et hälvet ei ole, vaid sallimatus. Me ei lepi sellega. Sellel ei ole mõtet. Ja muidugi ma võin vastata ka mõnele küsimusele, aga mida ma teile kõigile soovin? Ikka rohkem armastust. Aitäh! Nii, küsimuste jaoks on mikrofon avatud. Praegu ei ole küsimusi, kõik mõtlevad hoolega, kuidas neid sõnastada, sest ma saan aru, et küsimusi tegelikult tekkinud on, siis ma küsin kõigepealt, Janek, sinu käest, et kui me räägime nüüd puhtalt sellest tänase konverentsi teemast ehk naistevastasest vägivallast, siis kui me selle vastu võitlemist võtame kui protsessi, siis millised selle protsessi suhtekorralduslikud või mainekorralduslikud võib-olla kõige suuremad puudused või probleemid praegu on, kui sa nüüd hindad kommunikatsiooni-eksperdi seisukohalt, kas on liiga palju rõhutatud ohvrikuvandit või on liiga palju rünnatud vägivalla tegijaid või milliseid karisid sa nagu oled siiamaani täheldanud? Probleemist on absoluutselt liiga vähe räägitud. Kui mainest rääkida, siis inimesed otsustavad, mida nad mingisugusest asjast arvavad, kui nad saavad sellest teadlikuks. Ja enamasti, see on Ameerika Ühendriikides uuritud, kui kõik vaidlused on vaieldud, siis lõpptulemus on see,
kui nad on läbi vaieldud, et arvamused on 49-51. Sest ühiskondlik sotsiaalne protsess viib asjad sinna, kus nad jõuavad tasakaalupunktile väga lähedale, aga midagi tundub siiski õige. Et ühesõnaga ma arvan, et tuleks oluliselt rohkem rääkida neid lugusid. Et kui te tunnete, et on probleem, kui te probleemi ei tunne, siis pole vaja rääkida. See on ka loomulikult, sest tegelikult ei ole mõõdet kunagi õhutada ühiskonnas ka sellist tunnet, et mingisugune asi muutub nagu kuidagi üle tähtsustatuks. Ja sellel on väga palju negatiivseid tagajärgi. Tahtmata detailidesse süveneda või neid esile tuua, ma arvan, et väga suur osa Eesti ühiskonnast tüdis ära sellest kooseluseadusest. Ta lihtsalt tüdis ära. Ja jah. Ei, ma võin kohe vastata. Okay. Ühesõnaga, mõte on selles, et rääkige rohkem, ärge muretsege, et mida nad must arvavad. Nagunii te saate poolhääldi ka, nagunii te saate kaastunnet, te saate seda, aga kui probleem on ühiskonnas õiglaselt esil, siis ta hakkab iseenesest lahenema. Ega poliitikud on ju ka naljakad mehed ja naised. Nemad teevad nii, et nad vaatavad, mis nüüd parasjagu kõige olulisem probleem on, millele saab tähelepanu pöörata, mis puudutab võimalikult paljusid inimesi ja siis nad hakkavad seda lahendama. Aga poliitikud ei taipa vahest ära, et nendele saab probleeme ka ette sööta, et saab neile probleeme tekitada. Et näiteks me võime vabalt teha niimoodi, et võtamegi selle naistevastase vägivalla teema ja esitame seda kui võtmeküsimust. Sest tegelikult see seda on. Muidugi teisi probleeme on veel, et selles mõttes kindlasti võiks keegi vaielda, et see ei ole nii, aga me saame seda täiesti julgelt väita, et see on üks võtmeküsimusi, sest see puudutab. Eestis on naisi rohkem kui mehi, ma pakun, et umbes 700 000 inimest. Thank you. I wanted to thank all the speakers of the afternoon for the interesting presentations, and I've got a lot of ideas of what else to do. I wanted to, because your communications or culture, in working culture communications in journalism, one of the problems that Sami and his team has found in the study is that even if there are helplines, women's helplines or children's helplines, the people often don't know about the numbers because the organizations cannot advertise the number because they don't have the resources to make the number public. So it's a real drama because you have a service, but because we know in advertising you hear the message every day 10 times and then you remember. If you hear it only once in a month or once in a year, nobody remembers. So that would be, I think, very important that we try to join forces in the media and PR field to make sure that the help that exists is also known to the survivors. So maybe we can work together in that. We can work together in that. Ma vastan eesti keeles, siis kõik saavad aru. Et küsimus oli siis lühidalt see, et meil ei ole piisavalt jõudu ja seda probleemi, numbreid, avalikku ruumi tuua, et kommunikeerida, et inimesed saaksid aru, et see on väga tähtis probleem. Oli enam-vähem vist täpne. Usaldustelefonide ja nõustamistelefonide numbrites oli konkreetselt asi, jah? Et need ei saa piisavalt avalikuks, eks ole? Jah. Mis me saame teha? Et ütleme nii, et see on muidugi komplitseeritud, et selles mõttes, et küsimus ei ole ainult nendes numbrites, vaid küsimus on selles, et sa pead teada saadma, et sa saad seda abi. See on nagu avalikust ruumist, et mis ma tegelikult tahaks öelda, on see, et esmane on probleemi laiem käsitlus ja siis on see, et kuidas me saame abi. Et tegelikult
ja võib-olla see ei nõua mingeid ressursse, mitte mingisugust raha. Sellepärast, et meie büroo on teinud igal aastal, ma ei tea, kui palju heategevuskorras tööd, meeletus koguses. Ja meil on üks hästi lihtne põhimõte, et head teeme ainult sellisel juhul, kus ei ole kasumi teenimise eesmärki. Et kus on kasumi teenimise eesmärk, seal me esitame nii suure arme kui võimalik, mis ongi mõistlik, aga heategevuses me muidugi ka valime. Me selles mõttes, et ma aeg-ajalt tunnen, et see heategevuskoorem muutub liiga suureks. Ja vahepeal meil oligi selline poliitika, et me mõtlesime, et püsivalt ühtegi heategevusprojekti me ei võta. Mida me näiteks teeme mitu aastat järjest. Aga et ühesõnaga, et nende numbrite avaliku ruumi saamisest, et sealt sa saad abi, sellest ei piisa. Tegelikult oleks ikkagi vaja, et kogu probleem oleks avalikus ruumis laialt käsitletud ja siis need inimesed mõistavad, kellel on see probleem, et nad võivad sellele numbrile helistada, saada abi ja usalduslikku abi. Et ma siiski arvan, et tegelikult väga paljudel juhtudel on küsimus ka selles, et me ei taha kellegiga oma probleemi jagada ja eriti, kui me ei tea, kes see teine on. Ma ei tea, kas see oli nüüd vastus. Nii, ma olen selles osas ka nõus, et inimene peab usaldama seda, kelle käest ta palub abi ja näen ka seda, siin juba mainisid esimest psühhoosi, et täpselt sama asi on selle esimese vägivalla juhtumiga. Et inimene tegelikult, tal ei ole seda teadmist, et mis minuga toimub ja et ma peaksin kohe kuskile minema ja abi endale otsima. Et üks asi on muidugi, mida meditsiin saab selle esimese psühhoosi puhul teha, aga meil on ka häid uuringuid maailmas tehtud selle kohta, et kui peale esimest psühhoosi kohe inimene saab psühholoogilist nõustamist ja tema elukeskkonda hakatakse kujundama toetavaks ja neid tegureid, mis soodustavad uusi psühhoose, vähendatakse, siis tegelikult võib-olla seda teist psühhoosi ei tekigi. Aga see täpselt sama asi on vägivalla puhul, et tihtipeale probleemiks on see, et see läheb põlvest põlve. Ja kui inimene on naine tüdrukuna juba lapsepõlves kogenud seda vägivalda ja võib-olla seksuaalset väärkohtlemist, siis ta arvab, et see ongi tema osa ja sellest saab tema identiteet ja siis ta ei leia seda väljapääsu. Ja tegelikult tegu on sellega, mida sa lõpuks soovisid, Janek, armastust. Et mina, kes ma olen siin Eestis nõustanud ning meessoost kui naissoost vägivallatsejaid, ma näen seda, et väga oluline teema on just tingimusteta armastus. Ja kui me räägime vägivalla ennetamisest, me peaksime igaüks lapsevanemana keskenduma sellele, et me aktsepteerime oma lapsi sellisena, kui nad on ja me jagame seda tingimusteta armastust. Sest tihtipeale vägivallatsejaid nõustades tuleb see vastu, et tuleb minna tagasi sinna laste tuppa ja taastada seda usaldust ja seda, et inimene on väärt kõike seda head, mitte seda halba, et teda keegi peksab. Mul ei ole palju lisada, loomulikult see on nii. Jah. Ma võib-olla märgiks veel ära selle, et on loomulikult väga paljud asjad saavad alguse lapsepõlvest, erinevatest traumadest, nii edasi, see on 100% nii. Aga lahenduste otsimistel on minu arust vähemalt sama tähtis, kui mitte tähtsamgi vaadata, mis saab edasi.
et kuidas ikkagi sellest olukorrast välja tulla, sest seda, mis ka 10 minutit tagasi oli, me enam muuta ei saa, aga seda, mis 10 minuti pärast tuleb, saame. Ja võib-olla isegi mitte natukene, vaid väga palju. Ja arvan, et kui me pingutame selle nimel, et me mitte ainult ei mõtle enda peale nii palju, vaid proovime seda keskkonda kogu aeg natukene igal pool aidata paremaks, siis võib-olla see Eesti võib näiteks olla natukene parem elukeskkond kui Soome, Rootsi, Saksamaa ja teha vist ütles, et me oleme selline Euroopa keskmine kuskil või midagi sellist. Kuskil mul jäi niisugune, keegi ütles kuskil, mõtleks raadios või kus ma kuulsin? Äkki oli? Jah, täpselt. Täpselt Euroopa. Et juba see oleks hea eesmärk, kui me tahaksime ikkagi olla ikkagi Euroopa esirindlased ikkagi vägivallatuses. Et kui me sinna poole liiguks, siis oleks minu arust juba päris hästi. Et minu küsimus on selles, et teil oli seal ühe reana, et naised peaksid rohkem oma õiguste eest seisma. Kas te teate, mis juhtub nende naistega, kes üritavad oma õiguste eest seista? Et toon teile konkreetse juhtumi. Siin oli tegemist ministeeriumiga, kus naisterahvas ühel hetkel sai teada, et talle makstakse vähem palka kui meeskolleegidele, kuigi tal oli kõrgem haridus, pikem kogemus, mis iganes, ja kui ta siis ülemuse käest küsis, et kuidas siis niimoodi, et miks nemad saavad rohkem kui mina, siis ülemus ütles, aga nad on ju mehed, neil on vaja peret toita. Ja läks asi, nagu öeldakse, ajakirjandusse jõudis välja, naine seisis oma õiguste eest, asi pandi suure kella külge ja millega asi lõppes? Lõppes sellega, et natuke aega hiljem leiti võimalus selle naisterahva koondamiseks. Siin tekibki küsimus, et hea küll, kui ma olen üksi, lastetu, ma lähen ja sõdin, aga kui mul on 3 näljast suud kodus ja see minu enda ees seismine lõpeb sellega, et mul ei ole lastele sellepärast süüa anda, siis ma tahaks siis teada täpsemalt, et kuidas ma siis seisan oma õiguste eest niimoodi, et mind ahistama ei hakata, seda enam, et Eesti on nii väike riik, et kui sa kuskil oled juba sõna võtnud, siis naljalt sind mujal enam nagu tööle ka võtta ei taheta. Et kuidas nagu saavutada just nimelt seda, et siin ei istuks ainult MTÜ-de ja ma ei tea, mis esindajad koos. Et kui me vaatame isegi seda, et meil on Eurovangla, aga meil ei ole ühtegi riiklikku varjupaika, siis sellistes tingimustes, kus ütleme siis niimoodi, need õigused on väga tugevalt kas kurjategija või vägivallatseja poole kaldu ja kasuks, et kaitstakse pigem vägivallatseja kurjategija huve, ohvri saatus nagu eriti ei lähe riigile korda, et kuidas siis sellistes tingimustes ikkagi ellu jääda ja oma õiguste eest seista? Küsimus on raske, aga mõned nipid siiski on. Ja esimene, ütleme, ma isegi ütleks, et on 2 nippi. Võtke neid kujundlikult. Et esimene ja olulisem nipp keerulistes olukordades tuleb olla kaval. See kehtib nii meeste kui naiste puhul. Ja ma arvan, et väga paljud asjad on saavutatavad ja lahendatavad ja võib-olla alati ei ole kõikidest asjadest vaja kinni hoida. Mõte on see, et ma ei tea, kas te olete muga nõus või mitte, aga mulle tundub, et väga paljudel juhtudel arvatakse, et kui on ikkagi vägivaldne mees, halb, siis ei ole ju mõtet üritada seda suhet veel parandada ja kannatada ja vist on selline mõte. Aga miks töö suhtes on siis teistmoodi? Las minna. Et see ei ole niimoodi, et ei ole võimalik
leida tööd. Selles mõttes, et kui mina oma väikese suhtekorraldusbüroo asutasin, siis see koosnes eranditult ainult töö kaotanud inimestest, kaasa arvatud mina ise. Et selline lahendus on. Ja siis teine muidugi, mis kuldreegel on see, et tegelikult on vaja inimestele meeldida. Ja ehk siis, mida see tähendab? See tähendab mitte midagi muud, kui ei tohi teha mitte midagi sellist, mis kõiki või teisi ärritab ja millest ei ole mitte midagi kasu. Sest mõnikord on vaja teha asju, sa tead, et need ärritavad kedagi. Aga neid on vaja teha. Aga väga paljud inimesed teevad emotsiooni ajel selliseid otsuseid, mida nad pärast ka ise kahetsevad. No mul on endale ette tulnud. Et ega see ei ole lihtne. Ma ei oska, ma võiks isegi öelda, et ma ei oska midagi vastata sellele küsimusele. Aga ma arvan, et kavalus ja teistele meeldimine, kui nende peale natukenegi mõelda, võivad aidata teha paremaid otsuseid. Sest selge on see, et need, kes nõuavad, kärgivad, tunduvad kõikidele ülemustele ebameeldivad ja vastikud. Aga mida ma mõtlesin siin selle enda eest seismisega on see, et ei ole mõtet alistuda asjadele, mida sa oma sees tunned, et see on üdini vale. Mõnikord ma näiteks tunnen, et ma lepin mõne asjaga sellepärast, et ma tunnen, et tegelikult on ju tal õigus. Näiteks, kes on kunagi jäänud tööle hiljaks. Ja siis keegi vaatab imeliku pilguga. Miks sa tulid hiljem? Või kohtumisele või lasteaeda. Ma ühe korra unustasin lapse lasteaeda ja siis kasvataja helistas kell 7. No, ma arvasin millegi pärast, et abikaasa läheb talle järgi, aga tegelikult ma nägin, et ta oli mulle saatnud kas SMS-i või ühesõnaga ma olin selle informatsiooni saanud, et see on minu töö ja ma lihtsalt unustasin. Sellel hetkel ma ei saanud ju kärkida ja pragada, et miks sa siis ise ei läinud ja et ma arvan, et see ongi raske ja see on jälle see inimeste vaheliste suhete loomise ja hoidmise teema, aga ma arvan, et kui olukord, kui töökeskkond halb, siis tuleb seda vahetada. See on palju lihtsam kui näiteks elukaaslase või veel hullem ema, venna, vanaema vahetamine. Et laste vahetamisest ma üldse ei räägi. Et ema võib vahest vahetada, seda ikka tehakse vahest. Aga isa vahetatakse. Inimesed ei suhtle oma vahel, igasugused sellised teemad. Aga lapsi me naljalt lastekodusse ei anna, isegi kui nad on sõnakuulmatud, ebameeldivad. Ma olen küll vaadanud, et kõikidel minu tuttavatel on erakordselt viksid lapsed. Aga enda puhul me seda küll öelda ei saa. Vähemalt minu suhtes. Ma olen vahest rahul olematu nendega lihtsalt. Nii, kas on veel? Jah, keegi, palun. Kes tahab Janekiga rahul olematu olla? Jah. Mare on nimi ja ma küsiksin sellise küsimuse, et kuidas ühiskonda muuta just naiste vastase vägivalla temaatikaga selliselt, et kui me räägime, et siis see teine pool või just partner ei ütle, et aga minuga ei ole midagi sellist juhtunud, no kuidas see on võimalik? Et kuidas ühiskonda just selliselt muuta, et tõepoolest, et kui minuga ka ei ole midagi juhtunud, aga see võib ju juhtuda kellegi teisega või kolmandaga või neljandaga, et ta seda ka usuks, et see niimoodi ongi Eestis. Ma arvan, meedia kaasamine aitab väga palju. Sellepärast, et kui inimesed omavahelises vestluses midagi väidavad, Rain, ära nüüd pahanda, ma näiteks ütlen sulle, et sa ei meeldi mulle, sa oled üks vastik ja ebaaus ajakirjanik, siis ma võin... Ma tean, et see ei ole tõsi, nii et ma ei pahanda. Ja ülehomme ütlen, et Rain, anna andeks, et tegelikult ma ei mõelnud seda tõsiselt. See oli nali. Siis see jääb meie vahele.
Ja Rain võib mõelda, et ta oli lihtsalt närvis, tal oli närvid läbi, tegelikult ta oli ise süüdi, mida iganes. Aga kui ma seda sama juttu räägin tõsiselt, näiteks raadio otse-eetris, siis Rain hakkab juba mõtlema, et mida ta nüüd sellega päriselt mõtles, aga publik teab, et ma olen kas täiesti alatu kelm või ma räägingi tõtt. Sellepärast ma ei saa oma sõnu tagasi võtta. Ma ei saa öelda nii lihtsalt, et kuulge, see oli jama, mis ma rääkisin. Mart Laar on muidugi seda omal ajal siin teinud mõned korrad. Et ühel hetkel ütleb, et ta ei mäleta midagi pildi tulistamisest ja siis pärast kuskilt ajusopist tuleb ikkagi välja, et jah. Aga see on selles mõttes elav näide, et avalikkuse kaasamine on ülimalt julm ja tugev relv. Teie veenvus kasvab kordades. Sellepärast, et seda ei saa naljalt tagasi võtta. See peab olema kas tõsi või kui see tõsi ei ole, siis teil teist korda enam sellist võimalust ei anta. Ma ei tea, kas ma vastasin nüüd. Käsi rohkem ei tõuse, aitäh sulle, Janek. Aitäh!